Alright, selle video plaan oli tegelikult täiesti teine. Ja, tere Ülemiste Burger King. Tere, Kermo olen. Ma tahtsin öelda, et ma ei jõua kahjuks tänasesse õhtusesse vahetusse, et mul tuli midagi vahele. See on Ülemiste Burger King. Jaa, Mis teie nimi on? Kermo. Hermo, kas Ülemiste Burger King? Meil ei ole sellist töötajat. Oota, okei. Vabandust, valesse kohta lihtsalt. Okay. Jaa, kõik head. See on nii halb idee. Aga kuna keegi peale Burger Kingi vastu ei võtnud, siis ma pidin väikse plaanimuudatuse tegema. See on nüüd õpetus, mida ma olen tegelikult väga kaua tahtnud teile õpetada. Ma ise leidsin selle retsepti TikTokist, Eesti TikTokist, et üks Eesti neiu või naine või mis iganes tegi selle õpetuse ja ma olin mingi, vau, see on nii lahe. Tahtsin proovida seda ja nüüd ma mõtlesin, ma jagan siis teiega ka seda retseptist, et te kindlasti tahate ka seda teha. Shoutout sulle, kes selle TikToki postitas, sest et see on life changer. Igatahes ma õpetan teile siis, kuidas teha mac and cheese'i. Mac and cheese on väga tuntud kiire roog Ameerikas. Nad teevad seal niimoodi, et nad panevad makaronid ja siis nad panevad sükse juustupulbri ja piima ja ongi kõik. Aga Eestis ma ei ole vähemalt seda pulbrit leidnud. Ma olen kogu aeg tahtnud seda proovida. See on täpselt see, mida sa paned popcornile, see juustupulbri. Ma olen ise proovinud väga palju erinevaid viise, kuidas mac and cheese'i teha. Aga see on banger. Sa ei pea tegema seda ainult makaronidega, sa võid ka riisiga teha. Sobib nii hästi ja see on nii hea ja seda võib ka kanalihaga teha. Et ma teen seekord peekoniga. Kindlasti proovige seda järgi. Igatahes need on kõik need asjad, mida meil vaja läheb. Mul on siin natuke pennesid. Pennet pole küll mu lemmik makaroni valik, aga mis seal ikka on ja. See on toidukoort, võib ka piima kasutada. Natukene sulatatud juustu. Toortsuitsu peekoni kuubikud. Võib ka täiesti tavalist peekonit lihtsalt ise tükeldada. Ja üldiselt kasutatakse liigijuustu, aga mul on lihtsalt atleedi täiesti tavaline juust. Et ma kasutan seda, see sobib ka väga okei ja maitsaine. Alright, paneme potti vett. Bro, see läheb täiesti mööda või? Hommikuti. Vesi läheb nii kaua keema alati. Nüüd me praeme koheselt peekoni ära, aga seda võiks ajastada niimoodi, et sa ei pane peekonit liiga vara praadima, sest et peekon praegu suht vähe ja makaronid keevad mõnda aega, nii et ootame, kuni vesi läheb keema ja siis paneme peekoni pannile. Teeme nii kaua ära eelmise korra shoutouti. Eelmises videos ma küsisin, et kes olid mu lemmikud pranksterid YouTube'is. Loomulikult kõik need, kes arvasid, et Face'i kutid. Nad selles suhtes arvasid õigesti, et Face Clani prängid, mingi Face Raini prängid ja kõik asjad, need olid nii naljakad. Reaalne õigesti vastaja oli Ketli, kes arvas, et Jesse ja Gina PvP, see oli mingi 2010 kuni, ma ei tea, 2014 äkki. See oli nii naljakas, nad tegid nii lahedat contenti, neil oli täielik siuke pränkide sõda ja see oli nii lahe. Ja ma soovitan kindlasti vaadata, kui te pole veel vaadanud. Kui sa tahad järgmise video shoutouti saada ja tahad ka Playerite Discordis küsimuse pro rolli saada, nagu Ketli praegu sai, siis esiteks liitu Discordiga ja teiseks vasta sellele shoutout küsimusele siin kommentaariumis, mis te arvate, kes on mu lemmik toidu TikToker. Obviously te teate, TikTok on täis mingi kokkasid ja värki, aga üks TikToker, ta on nii naljakas ja need toidud, ma olen nii palju retsepte proovinud, need on nii head. Kes esimesena õigesti vastab, see saab järgmise video shoutouti ja saab ka Playerite Discordis küsimuse pro rolli. What you doing here? Cutie pie? Shoutouti puhul märksõna pasta. Bitch. Many tic-tacs later. Hello! Oh my god, vesi läheb nii kaua keema. Vesi läheb nii kaua. Ma ei saa. Koostisosa sealiha 95%. Jõuaks selle aega juba nendest juustudest ja sulatatud juustust kõhu täis viia. Kuule seda. Yeah, we like that. Siia vett soola. Soolaga ei pea tagasi hoidmast, et makaronidel pole maitset. Ja paneme pastad ja siis... Nüüd aga tuleb kõige huvitavam osa. Miks mulle see peekon nii väga meeldib on sellepärast, et seda peab tükeldama. Yeah, no shit, Sherlock! Mis see on? Lisaõli. Mu käed nii libe. Bro! Alright. Peekon pannile ja kammime. Halloo, Hendrik.
Baconile obviously võib lisada veidike küüslauku, mis iganes, aga ei pea, sest et mac and cheese'ile üldiselt ei käi küüslauk. Ja see on lifehack, kui sa paned puidust mis iganes asja siia keevale potile peale, siis see ei hakka nagu vulkaan purskama. Lõhnab nagu laupäeva hommik. Alright, kui bacon hakkab vaikselt valmis saama, ma ei taha, et oleks eriti krõbe, on aeg lisada vaikselt seda toidukoort. Ma kordan uuesti üle, seda võib piimaga ka teha. Ma üldiselt olengi teinud piimaga, sest et alati mul pole toidukoort, aga toidukoorm aga hea. Kuumus peaks pisut vähemaks panema, paneme ta mingi... No paneme ta ühe poole peale. Vähekese haaval toidukoort lisama. Super. Ma panen seda veel, aga vaikselt. Nüüd järgmisena võtta oma sulatatud juust, ei pea olema see hiirtamas, võib olla ükspuha milline. Lisame seda umbes pool. Siis peab seda lihtsalt vaikselt segama, sest et ta ei taha alguses hästi nii-öelda seguneda. Peab lihtsalt tuimalt segama. See on mingi full keemia ju. Hey yo, I'm Walter White, bro. Lisan pisut toidukoort, sest ma tahan nagu kõik ära kasutada. Makaronid hakkavad vaikselt valmis saama. Aga nüüd tuleb kõige huvitavam osa. Me lisame juustu. Võtate juustu, on ju. Ja obviously riivjuustuga on veits lihtsam, sest et sa saad seda täpselt igale poole laiali panna. Ma panen lihtsalt viilud siia tuimalt. See vedelik on nii soe, et ta nagu sulatab selle juustu ära. 3 viilust piisab, ma arvan. Panen seda kastet siia peale, sest sulab vist kiiremini. Nagu näha, siis juust on juba täiesti pehmeks läinud. Panen pisut sulatatud juustu juurde. Panen ühe juustu viilu ka. Kui vedela te tahate ta jätta, et pasta tõmbab ise ka endasse natukene loomulikult seda kastet. Nagu ta ei tohiks väga vedel olla, nagu ta mul praegu on. Praegu ta on väga vedel. Panin väga palju seda toidukoort. Alright, pasta on valmis, seega... Ma lasen makaronidel veits seista, ma tahan seda segada siin, et ta oleks ühtlasem ja maitseained lisada. So nagu näha, siis ta on perfektse nii-öelda paksusega. Vähemalt siukene, nagu ma tahan, et oleks. Lisame pisut soola ja pipart. Segame selle ära, see on suht valmis ka. Ja nüüd paneme selle kõik kokku. Ma panen pasta potti tagasi, sest et ma tahan, et toit oleks potis. Seda kastnet hakkama panema, ma arvan, et võtan selle jaoks mingi kulbitaalis asja. Never mind, ma ei leia seda. Tegin päris palju ikkagi tegelikult seda, nagu ma üldiselt teen väiksema koguse, aga ma tahtsin, et kõigil oleks süüa praegu. Mingi egoistlikult muidu teen üksinda ainult endale. No nii. Okei, eks proovime selle siis ära. See ei ole täiesti mac and cheese, see on pigem nagu pasta carbonara. Aga see on nii hea. Nii kreemine ka. Pärast seda võib kindlasti jooksma minna. Väga maitsev. 10/10 kindlasti.